asun teele enne teisi, kuid saabudes ma olen viimane. Ma ootan, olen iga oma reisi, et olla pärast pisut liivane. Et olla pärast pisut liivane. Ja kuidagi on ikka läinud nii, et satun sinna, kus olen juba käinud. Aga ma räägin natuke tänasest päevast siis, et meil kogu see kahepäevane trass on põhimõtteliselt umbes 250 kilomeetrit. Esimene päev on eelkõige rõhuga sellele, et mida me vaatame, ehk siis need vanausuliste külad, külastame vanausuliste muuseumi, lavastus ja Alatskivi lossi. Ja ütleme, et seda offroadi poolt on tiba vähem, 2 tuksed rada, kus võib-olla mõni mees saab ainult sisse panna, kui 5 tuksed on, aga väga põhimõtteliselt pole, sest piinlik öelda, aga pool trassi sai nagu sõiduautoga maha pandud. Teine päev peale öödumist on selline oodata taevast ja siis võib isegi külje mudaseks saada. Meie Andrusega käisin seda panemas ja natuke isegi saime. Et esimesel autol veel mitte, viimane masin jah, võib natuke muda külge saada. Et seal on ilmselt aegust sisse paneks selline soovituslik täitsa juba. Jah, inseneri pea panema. Ja selles mõttes, et oli täiesti ilma vintsit ilusti võetav, et midagi hullu ei ole, natuke rohkem oksapesu on, esimesel päeval oksapesu suurt pole, me Andrusega kasutame saagi päris aktiivselt ja võtsime päris palju asju maha. Aga ma räägin 2 sõna nüüd korraldusliku poole pealt, ehk siis teisisõnu liigume ilusti kolonnis, kõigile saan arvu, mis raadiosaated peal, ehk et oleme FM4 peal. Me vahepeal räägime siis eetrisse nii-öelda läbitavate kohta veidike taustinformatsiooni ja teil on materjali vahel olemas ka üsna mitme leheküljeline kokkuvõtte kogu sellest kahepäevast trassist ehk siis nii-öelda ajaloost ja vaatamisväärtustest. Kui tulevikust on tahtmist ja tulla mõnda kohta pikemalt vaatamises on taustinformatsioon olemas. Siis trassis sõidu puhul kolonniga paar inimest poleks varem olnud meil üritustel, et kui nüüd juhtub, et keegi kolonnist maha jääb esimesel põhjusel või muidu ära eksib, siis andku raadioga julgelt teada. Juhul, kui nüüd ta ei saa raadiole vastust minu ehk esimese auto käest, siis, et ma kinnitan, ma olen kätte saanud, siis mõni keskmine auto on muidu edasi korrata selle. Kui see vahe nagu liiga pikaks läheb, siis teinekord metsa vahel taha hästi ära kosta. Mis veel? Kolonnis on mugav liikuda siis, eriti kui vahed pikemaks lähevad, et antakse ka suuremat tee pealt maha pööramise suunda ilusti. Siis on nagu näha tagant tuli all, et kus see maha pööramine on ja ei tule väga äkiliselt, et sõidusuuna muudatused. Lõuna on meil täna suhteliselt hiline, umbes kella 3 aeg, sest trass sai päris tihe ja pikk ja meil ei õnnestunud kuidagi sobivat kohta varem leida, et ilmselt toimub see meil Alatskivil seal lossi juures parklas, pärast lossi külastust. Kel on huvi, saab koha peal mett osta, suurta mesinik seal, kes pakub. Ja põhimõtteliselt ka, ütleme, tomatikurk võiks saada, kui tahtmist tekib, et üks asju. Ja tee peal loomulikult on seal, müüakse sibulat ja küüslauku ja muud siukest aiakraami, et saab koha pealt osta ja väärt nii-öelda põlluprodukt endale koju viia. Et tänane päev läheb jah suht pikaks, et ilmselt me jõuame kusagil pealt 7 nii-öelda ööbumiskohta, et ka see õhtusööks tuleb hiline, aga nii ta paraku kujunes, et seda trassi sai nii-öelda üsna optimaalselt tehtud ja väga palju ei andnud vahelt välja kärpida, et muidu oleks olnud väga palju suurte teedega uramist ainult, et tuleb seda inka-vonka sõitmiseks. Ega siin väga palju muud ei ole, kui hakkame siit vaikselt minema, loodetavasti kõik ennast ära tankinud, järgmine siukene enam-vähem Oleriki tankla oli Alatskivil ja siis edasi on juba Mustvees kappel olemas. Kus ikka jälle kohtan midagi, Asume praegu Pärnastus ja eelmine aasta suveretkel osaled saab meenutada omal tahal kogetud ehk siis Pärnastus parvega üle Emajõe sõitma. Nägin sipelgate rivi, kus kõverpuu on lookas üle raja ja kohe teadsin, varsti tuleb kivi. See oli hea, sest puhkust oli vaja. See oli hea, sest puhkust oli vaja. Aga see on, et sõna otsa mõttes põrgu tee, kuhu me jõudsime.
et kui keegi teid kunagi põrgusse saadab, siis vähemalt teate, et kuhu tulla. Jõudsin kivi juurde, võtsin kivilistet või siis õigemini olin kivil süles. Äkki meenus kunagi ma vist, et ei saanud ise selle kivi otsa üles. Ei saanud ise selle kivi otsa üles. Isa tõstis mind ja küsis, kas ma pelgan. Kartsin väga, aga ütlesin, et ei. Ja siis klammerdusin isa sooja selga, et võiks lihtsamini jätkuda me reis. Et võiks lihtsamini jätkuda me reis. Ma ikka asun teele enne teisi, kuid saabudes ma olen viimane. Ma ootanud olen iga oma reisi, et olla pärast pisut liivane. Et olla pärast pisut liivane. Jõutame, jah? Даруйте, я по спасению прошения, и живот вечный, в болезнях сущих потеки исцели, в темницах сущих свободи, по водам плавающим правитель буди. Усердно к тебе прибегаем, яко к нерушимой стене и заступлению. On ju Tassi on hea auto? On küll, aga teist korda ei tahaks seda vähemalt mitte kahevjoonisena. Neljavjoonisena võib-olla küll. Tõusin kivilt, läksin teele, nägin katust. Kuulsin, teised olid jõudnud pärale. Ja kui keegi oleks küsinud, teadsin vastust oma saabumise silmasärale. Oma saabumise silmasärale. Oma saabumise silmasärale.
saad pilti ja saad fotokaart välja saatma. Siin on jah. Pane sõtta veel. Nüüd öeldi, et saab fotograafid välja. Ai. Давай, дула! Давай, Kuba Tesla, tanssime! Pan polka tuli! Välja ei ole mingit probleemi. Ma luban, et ma ei kobita. Sellest ei ole vaikselt üle. Künka peale puhata gaasi. Lapad. Kurat, ma ei saa seda filmile. Gaasiga, milles on raske koht. Nüüd on kergem. Põhimõtteliselt edasi köki-möki. Tehtud. On ka veel muda. Külge panemas, kose otsa, las liiklus.